Marek Madisoo ilmub täna kohtusaali video vahendusel. Tegelikult pea kogu temaga seotud kohtupidamise vältel on see nii olnud, kuna temaga on olnud selle aja jooksul kohtusaalis probleeme ning ta on tunnistatud eriti ohtlikuks kurjategijaks. Milline tema suhtes kohaldatud kohtuotsus saab olema, huvitub saalis vaid suurearvuline ajakirjanike seltskond. Tõsi, teiste hulgas viibivad ka saalis vanglas tapetud Semi-Carlo Skolgi lähedased. Kohtunik Merle Parts hakkab kohtuotsuse resolutiivosas üles lugema paragrahve, mille eest ta süüdi mõisteti ja karistusi. Süüdi tunnistada Marek Madisoo, karistusseadustik paragrahv 423 järgi ja karistada teda vangistusega 8 kuud. Süüdi tunnistada Marek Madisoo karistusseadustik paragrahv 424 lõige 1 järgi ja karistada teda vangistusega 9 kuud. Süüdi tunnistada Marek Madisoo karistusseadustik paragrahv 121 lõige 2.3 järgi ja karistada teda vangistusega 8 kuud. Süüdi tunnistada Marek Madisoo karistusseadustik paragrahv 215 lõige 3 järgi ja karistada teda vangistusega 3 aastat. Seda rida jätkab kohtunik 11 korda, just nii palju neid süüdistusi ja karistusi kokku tuleb. Süüdi tunnistada Marek Madisoo karistusseadustik paragrahv 113 lõige 1 järgi ja karistada teda vangistusega 15 aastat. Karistusseadustik paragrahv 64 lõige 1 alusel, lugedes kergemad karistused kaetuks raskemaga, mõista liitkaristuseks 15 aastat vangistust. Karistusseadustik paragrahv 68 lõige 1 alusel lugeda eelvangistuses viibitud aeg, see on 19–21 november 23 ja 24 detsember 23. See on 4 päeva vangistust karistusaja hulka ja ära kandmata karistuseks lugeda 14 aastat, 11 kuud ja 26 päeva vangistust. Tema süüdistusregister on kirju, sinna sisse kuulub joobes juhtimine, vägivalda, erinevaid varavastaseid kuriteguseid, vägistamist, tulirelva käsitlemist ja kõige krooniks tappmine vanglas, kus ta siis selle aasta kevadel tappis oma kambrikaaslase Semi-Carlo Skolgi. Tema suhtes oli esitatud mitmeid tsiviilagisid ja kahjunõudeid. Näiteks tapetud vennale ja isale Eesti riigi ehk siis Justiitsministeeriumi vastu summas 22 000 eurot. Menetluskulusid peab Madisoo ise maksma samuti samas suurusjärgus. Selle menetlusega ageti ka Eesti riiki ehk Justiitsministeeriumi, kuna nad ei teinud kõik, et vanglas seda tapmist ära hoida. Eesti riik Justiits- ja Digiministeeriumi kaudu leidis, et neil puudub igasugune vastutus juhtunu ees, siis kohus on teist meelt. Kohus tuvastas selle keeruka istungi käigus, et Tallinna vangla jättis täitmata väga paljud kohustused, osasid täitis hooletult ja Madisoo õigusvastane käitumine ja Tallinna vangla õigusvastane käitumine viis selle ühise resultaadini, milleks oli Semi-Carlo Skolgi tapmine. Tuletan meelde, et Justiitsministeeriumi enda suve alguses läbi viidud uurimine antud juhtumi suhtes erilisi probleeme vanglapoolses tegevuses ei leidnud. Madisoo kaitsja näeb, et siin on otsuse peale võimalik appelleerida. Huvipakku on tsiviilhagid, kahjunõuded, moraalse kahjunõuded, varalise kahjunõuded on huvipakkuvad. Aga ma arvan, et minu kaitseolulise huvides oleks pigem see, kui see kohtulahend võimalikult kiiresti jõustuks, sest siis mu kaitsealusel on vanglas viibimiseks teised tingimused. Mu kaitsel on juba pikka aeg olnud raskes olukorras, ma olen menetluses 1,5 aastat, enne mind oli mul hea kolleeg kaitseks ja olla kogu aeg eelurmise all ja siis kohtumenetluses on selles mõttes raske, et vanglas on mingisugune sotsiaalne suhtlus inimeste vahel. Prokurör samas on aga mõistetud karistusega rahul. Kohus mõistis inimesele maksimaalse karistuse, mille eest karistusseadustik nägi ette 15 aastat vangistust. Võib olla siin ikkagi mingisugustes punktides soov teil ka edasi liikuda selle otsusega? Hetkel on sellele küsimusele raske vastata, kuna ma ei ole kohtuotsusega tutvunud. Usun, et nii tsiviilkostjad kui ka kannatanud vaidlustavad kohtuotsust. Tänase kohtuotsuse peale on võimalik esitada apellatsioon Tallinna ringkonnakohtule 30 päeva jooksul.